Ei, see on okei, mingite näidikute järgi paistab aga hästi ikka on pisut vaikne. Nii, aga ma ei taha väga juurde panna, mul lööb siin tegelikult kollasesse juba. Okei, Aga Eerik, Jaa, aga kui te... ma pean lähemalt rääkima võib-olla lihtsalt. Nüüd on enam-vähem. Hea küll. Olgu, ma proovin selle sissejuhatuse ära teha, et siis hakkame arutama. Nii. Algoritmi toetavad Nortal, LHV ja Codeborn. Tere taas Algoritmi kuulama. Kätte on jõudnud sisse juba 318 episood. Mina olen Martin ja minuga koos täna saadet tegemas Eerik. Ja tänaseks teemaks on see, kuidas Koodjõhvi näeb Eesti IT-tööturgu. Ja et sellest, kuidas seda tööturgu meil nähakse ja kuidas see kõik on, et siis on meil lausa 2 külalist, kes on ühel pildil, kes on meil siin YouTube'i vahetusel. ja nendeks on Lauri Haav ja Kaur Järvpõld. Tere tulemast, mehed! Tere hommikust! Tere hommikust! Me siin just enne natuke rääkisime, et kuidas peaks nüüd neid koole nimetama, et Koodjõhvi on kõigile teada tuntud, aga see ei ole vist enam niisama lihtne, kui öelda lihtsalt Koodjõhvi, eks ole. Kuidas te ennast nimetate? Juhtus küll nii, et neid koode on päris palju saanud vahepeal. Et äkki 7 vist kokku koos välismaal olevatega ja ka Eestis on 3, et on Kood Võru ja Kood Järva on ka, aga et meil see katusbränd on nüüd nii-öelda nagu niimoodi ja siis kood. Aga jah, eks ta tõsi on, et kindlasti, nagu siiamaani me läheme teinevalt Statoili, eks ole. Et hääldusmärkidega on Circle K, aga kõik räägivad Statoilist. Et nüüd lähed Võrusse Koodjõhvisse või? Kuidas? Et lähed Võrusse Koodjõhvisse? Seda vast mitte, jah. Aga küllap me Koodjõhvi inimest nii-öelda mäludes oleme meil mõnda aega, et mis siis ikka? Et see on tõesti, kuidas Jõhvi on väga tugevalt külge jäänud. Et mina olen seda lauset kuulnud, et ma lähen Koodjõhvi Võru kampusele. Okei. No nii. Siis on selge, siis Koodjõhvi las ta praegu olla, pärast vaatame, mis saama hakkama. Aga kuidas siis on niimoodi, et teid on nüüd nii paljudes kohtades, et kuidas see sisemine nagu selle organiseerimise tunne on, hakkame kõigepealt sealt pihta, et kust see siis nagu süke plahvatuslik kasv on järsku tulnud siis? No sellega on tavaliselt, nagu ikka inglise keeles öeldakse, et a sudden overnight success of 6 years on ju. Ehk et ootamatult kuskilt tuli ja tegelikult nii Kood Võru vist projekt on 3 aastat vana enne kui lansseeriti ja siis Kood Järva avamisel endale üllatuseks sain teada, et see oli 5 aastat vana. Aga kuna Järvas oli vaja saada 3 kohalikku omavalitsust ühele nõule, siis siis võtab natuke rohkem aega, kui on vaja kõik nõusse saada. Et siis lõpuks neil läks nagu 5 aastat, Võrus läks 3 aastat. Ja tegelikult on need pikalt töös olnud projektid, kus siis, ütleme siis kohalik initsiatiivgrupp, kohalik kogukond, kohalik omavalitsus on väga tahtnud, et nende juures oleks sellist ägedat tehnoloogia majakat, ütleme siis nii, või sellist kohta, mis inspireeriks ja kuhu inimesed saaks tulla ja õppida siis, kuidas seda digivärki siis nagu tehakse. Ja nemad siis on korraldanud ja kutsunud ja meie opereerime seal õppekeskust, et meil on kokku 3 õppekeskust, aga õppeformaadis või nagu meie lendude mõttes on meil nagu Eestis ikkagi nagu Eesti lend, mis alustab samal ajal. Lihtsalt õppekeskused on erinevad, et inimesed saavad siis tulla ja olla seal, kus neil on lähemal ja mugavam. Ma seda tahtsingi tegelikult küsida järgmisena, et okei, et 3 õppekeskust on, et kas õppeprogrammid kattuvad täielikult või on siin ka nagu mingisugune väike spetsialiseerimine või natuke väiksed nüansid, et sõltuvalt asukohast keskendud võib-olla mingile asjale rohkem või vähem? Praegu esimeses lahenduses nad kattuvad täielikult. Küll nii-öelda meie see sisseastumise laager, selline, ta näeb välja nagu selline landparty 3 nädalat kestab. Et see on nagu koha peal ja seal on kindlasti tekib oma mingi selline võbe, et võib-olla Võrus natuke teistmoodi kui Jõhvis, natuke teistmoodi kui Järvas, Paides. Aga õppeprogramm on praegu on kõigil üks ja sama ja lennud on üks ja sama. Aga see ei tähenda, et tulevikus koos seal erinevate kohalike ettevõtjate ja huvigruppidega ei võiks seal mingit nagu kohalikku nüanssi tekkida.
no see, eks ta ongi, et kui kohalikud, ma saan aru, omavalitsused nagu tahtsid teid sinna põhimõtteliselt, on ju, siis neil pidi mingi motivatsioon selleks olema, on ju. Miks teid siis taheti sinna? Mis nende motivatsioon oli? Ma arvan, et võrukad võtsid selle kõige ägedamalt kokku, ütles, et tahaks saavutada sellist olukorda, et ükskord see haridusränne oleks kahesuunaline. Et muidu on ikka nii, et kõik Võrust ja Haanjast ja Missost ja Setumaalt ja kust iganes, et siis tulevad, kasvavad suureks, lähevad Tartusse või Tallinnasse kooli ja sealt sedasi. See õudselt äge oleks kahesuunaline, et vahepeal tuleks keegi sinna Võrumaa poole ka, et no ma ei tea, Põhja-Lätist või Indiast või kust iganes, eks ole. Et see oleks nagu lõppäge nagu on ju. Aga naljakal kombel see tegelikult niimoodi toimib ka, et mina tean täitsa paari nagu head näidet selle kohta, kuidas on Tallinnast mindud Võrru, käramüra eest peitu, et saaks rahulikult kodeerimist õppida Võrumaa metsade vahele. Et praktikas see täitsa niimoodi toimib ka. Seal on talv ka kusjuures olemas päriselt. Tallinnas me oleme kuulnud, et talv on olemas, aga Võrumaal on niimoodi, et kui ületad Haanja piiri, siis sealt algab talv ja see kehtib iga talv ühtemoodi. Et tegelikult on ju, kui me räägime karjääripöörajatest, siis see on väga lahe võimalus minnagi keskkonda vahetada ja siis minna Võrumaale või Järvamaale uude keskkonda, et saaks keskenduda siis karjääripööramisele. Kas see on ju teil teadlik valik, et kood Tallinnat ei ole ka plaanis, on ju? Never say never, aga jah, me nagu oleme algselt kuidagi niimoodi mõelnud, et Tallinnas ja Tartus on juba asju küll, eks ole. Aga võib-olla me mingeid hübriidasju võib-olla uutel aastatel võib-olla katsetame ja tegelikult me see aasta detsembris meil on selline programm nagu Kood nooremarendaja programm, mis on selline lühem rada, selline 6-kuuline rada ja selle puhul me tegime küll selle alguse otsa, tegime Tallinnas ka, ja huvi oli nagu väga-väga suur ausalt öeldes, et selles mõttes võib-olla isegi, no ei taha öelda endalegi üllatuseks, aga ikkagi päris palju, jah, meil oli 250 kohta kokku ja 800 huvilist või mingi selline nagu näitas, et tegelikult turul nagu huvi on. Aga mis tähendab seda, et ikkagi kõik, jah, et laiendadagi, et kui turul huvi on, et mis see siis tähendab, et kas me ikka läheme väga digiks kõik ära, kõik tahavad digi õppida, kõik tahavad progemist õppida või lihtsalt teadlikumad olla või mis see on? No, siin on selline asi, et kui nagu Eestit nagu tervikuna vaadata, siis Eesti on digiriik, on ju. Kõik on kuulnud seda klišeed ja rääkinud söögi alla, söögi peale, kuni vaikselt endal hakkab juba halb ja siis veel rääkinud, on, et Eesti on digiriik. Aga lisaks nagu selle turunduse poolele Eesti on selles mõttes nagu majanduse struktuurilt ka digiriik. Et meil on selline huvitav riik, kus 6% töökohtadest on IKT sektor. Et Euroopas on üks ainus riik, kus on rohkem, see on Iirimaa, seal on 6,2%, aga Iirimaal teatavasti asuvad eks ole, Meta, Alphabet, Apple, nende peakontorid. Need lähevad kenasti IKT sektori alla, tegelikult on seal tõenäoliselt ports juriste ja compliance inimese tööline. Ja siis Iirimaa nagu näib nagu selline, selles mõttes on ühe sammu Eestist ees. Aga Euroopa keskmine on selline 3% inimesi IKT-s või töökohtadest, et meil on 2 korda Euroopa keskmisest ees. Ehk siis selles mõttes me nagu oleme nagu päriselt digiriik, nii nagu selle kuvandi poolest nagu välismaal, kui ka selle poolest, et see IKT sektor ongi Eestis tegelikult Euroopa keskmisega võrreldes 2 korda suurem. Et selles mõttes, et siin on nagu seda mahtu väikse riigi kohta ja siin, eks ole, Oska siis, kes teeb neid seireuuringuid ja analüüsib, eks ole, turuseisu. Nad veebruaris avaldasid viimati nagu IKT sektori seireuuringu, kus nende nii-öelda kasvuennustused, nad ütlesid ise, et vist on 10 töökoha täpsusega on paika pidanud. Ehk siis nad jätkuvalt näevad, et tegelikult sektoris töökohti tuleb juurde ja neid tehnoloogia ja just arendajate töökohti tuleb juurde. Lihtsalt, mis on struktuurne muutus toimumas, on see, et need arendajate töökohad ei pruugi olla nii-öelda klassikalis mõttes arendus- või tehnoloogiafirmades. Ehk siis piltlikult öeldes nemad näevad seda, et piimakombinaadis ja metsatööstuses ja kohalikus omavalitsuses ja no eks me näeme ka riigi IT-maja, et siin on, eks ole, meil nüüd tükki 8 vist. Et ühesõnaga, et need arendustöökohad hakkavad popsama ülesse ka nagu väljaspool nii-öelda klassikalist IKT sektorit. Et seetõttu nad näevad, et see roll kui selline arendaja roll on ja mis vist oli praegu 13
1900 äkki vist 17 000 peale arvavad, et kasvab, on ju. Et noh, kui panna võrdluseks 17 000 töökohta, kelle ametinimetus on sõna tarkvaraarendaja, on ju, et siis Eestis on õpetajaid 17 000. Sama arv, nagu sisuliselt kõik Eesti koolid, kõik asjad kokku, õpetajate arv on ka 17 000, on ju. Et tarkvaraarendajaid on ka 17 000, et minul oli selline õnn, et kui ma üles kasvasin, siis minu ema oli tarkvaraarendaja või programmeerima või arvutiteadlane. Siis kui ma pidin sellest, ma ei mäleta, kas see oli lasteaias või esimeses klassis, kuskil on see tund, kus tuled kohale, siis joonistad, mis su ema teeb ja mis su isa teeb. Ja siis mina joonistasin mingi arvutipildi sinna ja ma olen ainus inimene terves koolis. Et noh, see oli nii veider amet. Noh, ei olnud kellelgi sukust ametit, on ju, et nagu täitsa selline imelik lugu, on ju. Noh, nüüd on siis programmeerijaid sama palju kui õpetajaid, nii et võta kinni, on ju. See on päris huvitav selline, ma ei oska öelda viktoriini või kuskil testi küsimus, et kumba Eesti vajab rohkem, et kas progejaid või õpetajaid, et see või noh, nagu, et need suursärgud on nagu samad täna, on ju, ja noh, nagu progejaid on veidi vähem, aga kui kellelgi küsiks, et noh, nagu kuidas täna, kumba pidi see on, ega vist ei oskakski vastata, nagu, et mõttes kohe esimese hooga. Aga kas see ei tähenda, et kust kohast need arendajad tulevad? Et nad ju peavad siis, ega Eesti populatsioon meil ei kasva just eriti hoogsasti, eks ole. Aga kui IT-töötajate populatsioon kasvab, kust nad tulevad siis? Mis nad teevad? Mis nad enne on teinud? Või mis ametid me ära kaovad? See on hea küsimus, jah. Kunagi oli see, et taome kõik mõõgad atradeks või. Nüüd vist tuleb küll jälle vastupidi teha seoses meie naabri tegevusega, et tuleb jälle adrad uuesti mõõkadeks taguda. Aga noh, arendajaid saab tulla põhimõtteliselt 3 kohast, on ju, ülikoolist, kutseõppekoolidest ja kood Jõhvist. Aga ise õppijad muidugi ka. Ja siis ka on võimalik importida, eks, teistest riikidest, mis on nagu mõnel aastal lihtsam, mõnel aastal nagu keerulisem, on ju, et meil see nii-öelda 11 kuud kehva suusa ilma võib-olla väga inspireeri, on ju, võib-olla teistest riikidest Eestisse nagu ilmningemata kolima. Et me oleme jah, nagu võib-olla siis turul nagu selles nišis, kes rohkem keskendub sellisele ümberõppijale, et meil on isegi siuke anekdoot oma tiimis, et kuidas see oligi, et piloot, meremees ja doktor tulevad paari ja hakkavad programmeerima. Sest meie tiimis on inimesed, kes üks oli enne piloot, teine oli meremees, 3 oli doktor ja nüüd kõik on kood Jõhvi läbinud ja on tarkvaraarendajad. Nii on, jah. Et selline nagu elukutsete vahetus igast elualalt. Kõige huvitavam vist ongi üks härra, või noormees siis praegu töötab Luminoris CyberSec'i peal, vist oli vangivalvur enne. Jah. Jah, just Viru vanglas. Siis ka auväärt amet. See SEC osa seal nagu ametinimetus ei samaks, aga nüüd on cyber lihtsalt ees. Just. Jah, ma selle peale ei mõelnud. Jah, see on hea nüanss, et ikka harjunud selliste teemadega tegelema, et siis ikkagi lähed sinna security poole peal, lihtsalt paned küber ette ja liigud ära sealt füüsilisest nii-öelda maailmast siis sinna kübermaailmasse. Aga tõesti see seltskond on väga nagu lai. See on äge, jah. Aga küsimusele, et kust need tarkvaraarendajad tulevad, siinkohal ma tahaks lisada huvitava fakti, et tegelikult me oleme enda nii-öelda sissejuhatava programmiga ka 30 põhikoolis juba. Eesti põhikoolides, mille eesmärk on siis tutvustada tarkvaraarenduse maailma, teha väike sissejuhatus, mis need võimalused selle maailmas on. Et meie noored oleksid selles suunas teadlikud ja kui see suund neile meeldib, siis ka seda suunda siis meie juures jätkata saaksid. Et väike panus on meil juba keskkooli tasemel sellele, et see suund oleks avatud meie noortele. Kuidas siis on mingi lisaaine või midagi või? Jah, täpselt, et meil on siis lisaks kood Võrule, Järvale ja Jõhvile on ka kood Future Coders ja see on siis Eesti 30 põhikoolis on valikaine, mis siis toimub samamoodi, õpe toimub läbi meie platvormi ja meil on seal 3 sissejuhatavat kursust. Iseseisev õpe, andmeanalüüs, programmeerimise põhikontseptsioonid, et saaks natukene selle maailmaga tutvuda. Aga jah, koolides on valikaine olemas ja õpilased saavad selle valida ja siiamaani on meil huvi päris suur olnud, et mis palju... 1000 pluss vist õppijat tuli esimese hooaja kohta tundus päris hea algus. Ma õnnestus ka Kauriga koos ja teiste kolleegidega koos, ma arvan, et umbes 20 pluss Eesti kooli läbi käia ja suhelda nii-öelda õppejuhtidega, direktoritega, IT-õpetajatega ja nii edasi.
see pilt, mis sealt nagu vastu vaatas, nagu natuke kohati šokeeris siiski. Et kuidagi eriti mõjutajate siin nii-öelda algoritmi tegijate ja kuulajate seltskonnas on kuidagi siuke tunne, et noh, et arvutiõppe või arvuti kasutamisoskus on ju selline asi, mis tuleb seal kuskil ema, piima ja võileiva vahel iseenesest kuidagi laua peale on ju. Ja selgus, et ei ole nii enam, et noored, kes praegu tulevad põhikoolis keskkooli, päris tihti ei oska klaviatuuri kasutada. Ei tea, mis on Ctrl-Alt-Delete ega Shift ega mitte midagi, sest noh, ei ole olnud vajadust ega põhjust elus, et kõik käib pöidlaga rullides on ju. Et noh, nagu selline ilmselt see tabab, ma arvan, meid kõiki natukese üllatusena, et kuidagi tundus, et see arvuti värk, et peale see tiigrüpet, et nüüd on ta ühiskonnas nagu kuidagi nii juurdunud, et kõik ju nagu vähemalt elementaartasemel ju oskavad kasutada, teavad, mis on failisüsteem ja saavad aru, eks ole, kus on server ja kus on klient, aga tuleb välja, et see teatud sorti nagu taandareng toimub seal valdkonnas. Nii et meil siin nagu tööpõldu tundub nagu olevat. See on ja isegi huvitav sellepärast, et noh, vaadates oma laste pealt, eks ole, et kui ma üritan isegi seletada, no nad on ka väiksed veel, nad on alles siin, no, vanem on 11, eks ole. Isegi tema jaoks on vahel keeruline aru saada, et mis asi see internet on. Et wifi on, internet peab olema ka ju. Ei, no see ei ole ju sama asi, noh, juba see kontseptsioon aru saada, et see ei ole sama asi. Wifi võib olla, aga internet ei pruugi olla. Kui sa tõmbad alla midagi, mida sa alla tõmbad, mis asi see on nagu, et tõesti telefoni ja tableti maailmas, eks ole, sul on lihtsalt pildid ja videod enam-vähem ja noh, mingid siuksed asjad, mis on kuskil. Aga see vist ongi see efekt, et kuna tehnoloogia on ju nii tugevalt infiltreerunud meie eludesse ja nooremal põlvkonnal ongi see nutitelefon juba põhimõtteliselt sünnist saati näpus, et puudubki nagu selline vajadus või teadmine, et mis seal taustal tegelikult toimub, kuna see võetakse nagu nii iseenesest mõistetavalt, et see on nagu elu osa ja isegi ei ole võib-olla seda nagu huvi ja tahtmist nagu äkki uurida, et mis see internet on ja kus see kõik tuleb ja kuna see on nagu nii, noh. See on nagu iseenesest mõistetav, jah. Oot, kas me ütlesime sinna, et noorus on hukas või? Ma ei ole päris nõus sellega, aga ma mäletan mingid mõned aastad tagasi, ma ei tea, kas me rääkisime siin, see oli veel enne, kui ChatGPT oli, siin läks väga popiks, me tegime ka mingit algoritmi saadet ja me vist rääkisime kas disaineriga või tuleviku kasutajaliidestest ja no ma olen küll mõelnud selle peale ikka aeg-ajalt, et noh, et vaata, kui tulevad see noh, nüüd ütleme väga värske põlvkond, kes on nagu ainult siis kas viibete või noh, žestikuleerimise peal üles kasvanud. Et milline see noh, võib-olla sellisel kujul progemist ei ole ka nendel vaja enam varsti. Võib-olla ka see muutub ära. Sest et noh, me näeme AI progemine tõstab pead praegu on ju. Tööriistad asjad muutuvad kõik. Noh, mingid teadlasi ja asju jääb alati. Selles ma ei kahtle, nagu alati on neid, keda päriselt huvitab ja siis teevad teadust selle ümber. Aga ma arvan, et mingi äkki reaprogejate tööstiil ka muutub. Nad hakatakse ka teistsuguseid asju tegema. Polegi vaja klaviatuuri progemiseks ja praegu ei ole enam. See võib küll olla, et klaviatuuri ei ole enam progemiseks ühel hetkel vaja. Aga mul jäi just, ma ei mäletagi, kes see autor oli, aga noh, keegi, kellel oli midagi müüa tõenäoliselt LinkedInis kirjutas selle pika analüüsi sellest, kuidas oli toodud 2 kaunist graafikut, et üks oli automootorite võimsus ja siis hobuste arv nagu majanduses on ja siis kui automootorid läksid järjest võimsamaks ja ühel hetkel toimus nagu murrang on ja et siis järsku kadusid hobused ära. Ja siis ta jõudis nagu järeldusele, et kui nüüd siis kloodid ja muud mudelid, et nad lähevad samm-sammult paremaks, et ühel hetkel kaob progejad nagu ära. Siis tekkis küsimus, just praegu võrdasid progejad hobustega või? Kas äkki juhtus nii, et autojuhte tuli ju juurde? Eks hobusejuhte jäi kõvasti vähemaks, autojuhte tuli plahvatuslikult juurde pärast seda, kui auto nagu hobuse üle võttis, et küsimus on ikka nagu transpordis, et mitu ühikut kaupa kui kiiresti kaugele see viia saad ja mida sul selleks vaja on. Et nagu see oli väga huvitav oli kõik see. Graafikud alati. Mina pole kunagi näiteks ka arvanud, et progejad peaksid ära kaduma. Lihtsalt see, millist tööd progejad tegema hakkavad siin 5 aasta pärast, 10 aasta pärast. Me võib-olla isegi praegu ei kujuta väga hästi ette. Sest et selle, noh, kõigi selle AI progemist asjadega, eks ole. Noh, see töölaad võib olla täiesti erinev sellest, millega mina olen harjunud või mida mina olen õppinud. Jah, eks seda ongi nagu väga raske ette näha, kui mitte võimatu, et kuhu suunas see tehnoloogia lõpuks välja jõuab.
aga ma arvan, et nagu mis on kindel, on see, et kui me vaatame tulevikku, siis tulevikus on meil rohkem tarkvara, kui meil on praegu ja niimoodi ta tõenäoliselt on mõnda aega. Ja mis on kindel, on see, et meil on vaja inimesi, kes oskavad tarkvaraga ümber käia ja tehnoloogia abil siis väärtust luua. Et see, mis tehnoloogiad nad selles kasutavad, see on tegelikult ei olegi võib-olla see kõige tähtsam selle juures, et tehnoloogiline areng on pidevalt meie ümber nagu toimunud ja need tööriistad, millega tarkvara luuakse ja millega väärtust maailma luuakse, ongi pidevas muutumises. Siin jah, alati kui mingi suur muutus toimub, siis on see, et this time is different on ju, et seekord läheb teisiti ja siis on see olemas selline seltskond, kes alati nii arvab, et läheb teisiti ja võib-olla läheb ka on ju. Nagu öeldakse, et ajalugu ei kordu, aga riimub, et mõned asjad on sarnased ja mõned asjad on teistmoodi, et siin võib nagu paar sellist võib-olla analoogi tuua. Üks on võib-olla näiteks põllumajandus on ju, et kui ennem oli siin 60 või 90% inimesest tegutses põllumajanduses selleks, et endal kõhu täis saada ja siis tulid meil traktorid ja tööstuslik tootmine on ju ja siis meil järsku on 2-4% inimestest tegeleb põllumajandusega. Et siin nagu tarkvaraga näiteks analoogiat tuua on nagu selles mõttes nagu vale, seepärast, et nagu Kaur ütles, et tarkvara ei saa nagu otsa, et inimene süüa suudab nii palju, kui tal sisse mahub on ja natuke rohkem kui vaja on ja aga lõpuks ikkagi, et sa ei saa 10 korda rohkem süüa on, et kui sul kõht on täis, siis sul rohkem toitu vaja toota. Tarkvara puhul sellist nagu piiri naturaalselt nagu ees ei ole on ju, et järsku pole enam tarkvara juurde vaja, et see on nagu üks pool ja teine pool on see, et ka see nii-öelda tööstuse tehnoloogia arengu ajalugu on täis nagu tegelikult selliseid lugusid, kus on nagu mingi uus tehnoloogia on juba olemas ja siis esialgu võetakse kasutusele ja nagu on selline 10-20% efektiivsustõusu ja see on veidi pettumus on ju. Ja siis läheb mingi aeg mööda ja muudetakse täielikult ära viis, kuidas sa kasutad seda tehnoloogiat, et kõige esimene asi meelde tuleb on näiteks aurumootor versus elektrimootor. Et olid tehased ehitatud vanasti niimoodi, et sul kõige keskel oli üks suur aurumasin on ju, ja siis kõik seadmed, mis pidid saama jõudu, said siis selle kesksel seadme küljest nagu jõudu on ju, ehk siis tehase nii-öelda floor plan oli ehitatud ümber selle aurumasina. Ja siis tulid elektrimootorid, jumala ägedad elektrimootorid, läksid paremaks, turvalisemaks, odavamaks ja nii edasi. Aga tehase omanikud ikkagi millegipärast ei tahtnud ehitada tehaseid selliselt, et võtaks sealt keskelt selle aurumootori ära, paneks elektrimootori asemele. Et plahvatuslik muutus toimus siis, kui saadi aru, et ootage elektrimootor, seal võib panna iga töökoha juurde ju. Ta ei pea siin keskel olema, ei pea olema nii, et sul on tehase keskel on suur mootor on ja siis sealt tulevad mingisugused transmissioonid on ja vaid, et võib olla igas tööjaamas võib olla oma kohalik elektrimootor on ju ja siis muutus tehase plaan täielikult on ju ja siis muutus nagu efektiivsus, et ma arvan, me ütleme progemise tööriistadega, meil on natuke sarnases kohas vist praegu, et me üritame kasutada nagu vanu töö planeerimise ja tegutsemise viise uue tööriistaga. Me saame 10-20% efektiivsust on juurde ja see on väga tore on ju, aga et 10-kordset efektiivsust ei tule, kui sa jätkad protsessi samasugusena, et kui sa oma tehasest seda aurumootorit välja ei tõsta ja seda elektrimootorit ei vii sinna tööjaama juurde on ju, et siis seal on see koht, kus see tuleb see 10-kordne plahvatus, aga sinna läheb natukene aega, et kindlasti nagu öeldakse, et tulevik on juba kohale väga üldiselt jaotunud on, et mõned juba teevad teistmoodi ja mõned teevad veel nagu nii-öelda nagu jätkuvalt protsessid nii, kui alati teinud on ju. Ja teine on ju ka oskuste muutus või siis ütleme rollide muudatus, mis tööriista muudatustega kaasa tuleb, eks ole, et kui me võtame selle sama mis ta on see automaat tööliinide tekkiga, eks ole, kus käsitöö vahetus masinate vastu on ju, ega ju see liinitöölise roll kadus ära, aga kes hooldas neid, kes neid liine, kes tegi mehaanikat, kes ehitas neid liine. Kes seadistas. Täpselt, kes häälestus, eks ole, et need samad inimesed, sama arv inimesi jäi nagu põhimõtteliselt alles, lihtsalt nad pidid hoopis teistsuguseid asju tegema hakkama. Et ma arvan, et progemises hakkab sama asi toimumas praegu, et kui on uued tööriistad, siis on vaja ka natuke teistmoodi seda tööd teha. Aga meil peaks tänane teema ikkagi olema Eesti nagu IT-töömaastik. Milliseid rolle siis täna Eestis kõige rohkem otsitakse, kuidas see CodeJõhviga, kuidas teil seal tööturul läheb? Kuidas õpilased lähevad sinna? Kaur, võib-olla äkki sa teed sissejuhatuse nii-öelda selle tööandjate ja koodi vahelise koostöö tutvustamisega, et võib-olla kus meie nagu mõtted ja ideed nagu pärinevad, et me päris tühja koha pealt ei pauguta. Täpselt, et meil on CodeJõhvis väga vedanud sellega, et meil on
väga tugev võrgustik ja väga head sõbrad Eesti tehnoloogiamastikul ja ka välismaal ja tõesti, kui meie koodis siis õppekava osas mingisuguseid otsuseid teeme, siis esimese asjana pöördume tööandjate poole, et ideid koguda ning neid ideid valideerida. Aga ma arvan, et vastates sinu küsimusele, et mis tüpaaži siis inimesi tööandjad otsivad, siis kontekstiks siis eelnevale jutule ka, siis aina nagu tähtsamaks ongi muutunud selline sotsiaalne pool ka tarkvaraarendaja juures, et tõesti see nagu liinitöölise nii-öelda formaat on hääbumas ja aina enam nagu on pead tõstmas siis selline nii-öelda tooteinsener, mitte enam puhas on ju kodeerija, vaid inimene, kes suudab mõista probleeme, suudab ise lahendusi leida, neid hüpoteese valideerida, suudab küsida miks ja miks me seda teeme, mis me teeme ja on nii-öelda probleemi lahendaja rohkem ja kasutab siis tehnoloogiat selleks, et probleemi lahendada, aga mitte lihtsalt siis selline tuim koodikirjutaja. Et ma arvan, et see on nagu selline trend, mis on tugevalt pead tõstmas ja kriitiline mõtlemine ja enda põhjendamisoskus, miks mingisugused otsused on tehtud. Et ma arvan, et selline mõtteviis on aina enam nagu väärtust kogumas. Mulle väga meeldis Agur Jõgi Pipedrive'ist käis meie podcastis. Meil on ka väike podcast, Codecast on nimi loomulikult, mis seal ikka muu nime saaks olla. Et Agur käis Codecastis ja siis ütles, et tema oma inseneritiimil ikkagi käib nagu heas mõttes pinda, et kuulge sõbrad, et iga nädal peaks ühe ilukirjeldusliku teose läbi lugema ja natukene luulega tegelema. Selleks, et sõnaline väljendusoskus paraneks ja oskaks ennast väljendada nii kolleegile kui ka arvutile. Et mis sa siis saada tahad, et kui sa vaatad kas või kuidas töötavad need, ütleme seal kas nanobanaanad või mis iganes muud, ütleme pildigeneraatorid AI-d on ju, et siis tihtipeale on niimoodi, et seal on väike tõlkemootor vahel, et sina ütled mingisuguse suht häguse kirjelduse ja siis on tegelikult taustal toimub mingisugune megaskript, kus kirjeldatakse ülitäpselt ära, et milline see pilt peaks tegelikult siis olema. Kasutatakse väga-väga peeneid sõnu nagu erialaseid sõnu on ja kuidas valguse varjud peaksid mängima ja kas see peaks olema modernne, soe, pehme, kirgastav, hästi-hästi palju selliseid kujundlikku keelt on ja. Et mida võib-olla äkki siis me ise loodame, et võib-olla siis humanitaaria poole pealt äkki õnnestub ära tõmmata inimesi tehnoloogia poole peale, kui see nii-öelda syntaksi pool läheb äkki lihtsamaks ja siis inimesed, kellel on hea keeleline väljendusoskus ja suudavad kirjeldada seda, mis nad tahavad väga täpselt, on ju, et siis selle nagu juba programmikeelde panemine läheb nagu tulevikus järjest lihtsamaks loodetavasti. Et ma arvan, et üks võtmesõna on meil siin see, et ongi, et kui me räägime arendajast, siis et ei ole nagu eesmärk õppida ära üks programmeerimiskeel, vaid on eesmärk olla probleemikeskne ja keskenduda probleemi lahendamisele, väärtusele loomisele ja näha siis seda muutuvat ja arenevat nagu tehnoloogia tööriistakasti siis lihtsalt sellise muutuva ja agiilsena ja olla nagu avatud uutele tehnoloogiatele ja osata valida tehnoloogiaid vastavalt sellele, millist probleemi sa lahendad. Et ma arvan, et see on nagu tähtis, tasub meeles pidada. Kas teie see programm ongi siis pigem nagu selle suunaline või just see, et nagu õpetada neid probleeme lahendama, mitte konkreetselt tehnoloogiat ära õppima, et teil see programm just suunab sinna? Et meie programm arenebki niimoodi, et me alguses on meie põhi sissejuhatavaks keeleks on tõesti Java ja JavaScript, kus siis me alustame siis programmeerimispõhitõdedest, igasugustest algoritmidest ja objektiorienteeritud programmeerimisest, aga mida rohkem programm edeneb, seda rohkem tegelikult vabadust me anname meie õppijatele siis valida ise siis tehnoloogiaid, millega nad siis probleemi lahendavad. Et see on niisugune alustame natuke kitsamalt, aga mida programm edeneb, mida rohkem enesekindlust tekib, mida rohkem orienteerumist selles maailmas tekib, siis tegelikult ka meie õppijatel on siis tegelikult ise võimalus valida, mis tehnoloogiat nad kasutavad, et siis etteantud probleemi lahendada. Ja ma tahtsin öelda, et üks väike halb uudis on ka, et vähemalt seni ei ole maailmas leitud paremat viisi
kuidas öelda siis programmaatilise mõtteviisi omandamiseks muud kui koodi kirjutamine ise. Ehk et kuigi see nagu naljakas olukord ütled, et kuulge sõbrad, et õpiks koodi kirjutama, mida te tulevikus võib-olla tegema ei pea. Et see tundub nagu siuke natuke waste on ju, et miks ma siis peaks seda koodi kirjutama õppima on ju. Aga siin ise ei oskagi seda nii hästi sõnadesse panna ja ei ole ka nii sügavat nagu tausta endal, aga selline asutus nagu Raspberry Pi Foundation, nemad avaldasid siin just suvel paar kuud tagasi sellise nii-öelda, mis on siis position paper inglise keeles. Siis on nagu, ta ei ole päris arvamusartikkel, ta on siukene nagu nii-öelda oma nagu positsiooni kirjeldava nagu analüüsidokumendi on ju, kus nad jõuavad selles samas järeldus ütleme, et nagu programmeerimise õppimiseks ei ole hetkel inimaju jaoks paremat viisi kui õppida kodeerima. Ehk siis läbi selle, et sa õpid nagu koodi kirjutama, õpid sa programmeerima. Programmeerimisoskus ise ei ole ilmtingimata nagu kodeerimisoskus on ju, ei ole üks ja sama asi on ju. Aga selleks, et õppida, ja mis on nagu alati häda meil kõikidel, kes on vanem ja medium ja siin on arendajad, et jube raske meenutades aega, kui sa ei osanud. Et kui sinu jaoks on koodi lugemine selline asi, et sa loed nagu raamatut, et sul ei ole nagu väga vahet on ju, et see on juhtumisi nagu kummalises keeles on ju. Väga raske meenutada aega, kui sa seda teha ei osanud. Eks? Ja siis nagu panna ennast selle nii-öelda uue arendaja rolli siis on ju, et kuidas siis on, et miks ta siis saab ja miks ta ei saa AI-ga asju tehtud, et ta ei tunne ära, kus ta asi valesti läks on ju. Eks? Aga kui sul ainus viis ära tunda, kuidas asi valesti läks on, sa pead seda sõnavara või ütleme, seda syntaksid ikkagi tundma on ju. Ja et see on nagu see nii-öelda, see on see halb uudis nii-öelda, et kuidagi see kummaline amet on, et võib öelda, et õpiks praegu koodi kirjutama, aga tulevikus sa ilmselt ise koodi käsitsi ei kirjuta. Yeah. Aga tamas ka mingit shortcuti nagu väga ei ole selleks. Hetkel ei ole jah. Küll kunagi tekib on ju. Et see nagu esimene aasta nii-öelda manuaalset koodi kirjutamist tuleb lihtsalt läbi käia, on meie praegune nagu arusaam. Üks lahe nagu paralleel, kuidas sellest mõelda on niimoodi, et kui sa oled tarkvararendustiimist ja me saame siis AI-st mõelda ka kui nagu noorem arendajast, kes siis on senior arendaja kõrval. Kui sul on tiimis noorem arendaja, siis sul peab olema temaga väga kindel plaan, sa pead oskama teda suunata. Kui sul kindlat plaani ei ole, kui sul ei ole nagu ei oska seda suunata, siis lased on junior arendaja koodibaasi lahti, siis võib nagu tulem võib tegelikult väga halb olla. Ja meie nagu mõtleme samamoodi, et esimene aasta nii-öelda tuleb see manuaalne etapp läbi käia, kus sa ise kirjutad koodi, et tekitada endale selline kriitiline mõtlemine ja nii-öelda siis see baas alla, et sul oleks selle tehisintellekti ka kindel plaan, mis sulle koodi genereerib, et sa suudad seda genereeritud koodi siis kriitiliselt üle vaadata, valideerida, saada aru, kas see, mis nüüd on genereeritud, on õige või mitte, kas seda tasub nagu production nagu keskkonda nagu välja lasta, et selline nagu mõtteviis on mulle jäänud nagu mõelda, et jah. Aga kui nüüd tagasi või see tööturu pool ongi täpselt, et nagu sa ütlesid, et need AI on nagu junior arendaja selle senior arendaja kõrval, et ma julgeks väita, et ka teil sealt päris senior arendajad kohe välja ei tule, et sealt tulevad ka kedagi, keda võiks öelda junior arendajaks, et kuidas siis on nendel selle AI-ga võideldes seal tööturul tööd leida, kõike seda või et kuidas kas nad tegelikult tulevad välja paremad, kui on see AI, mis praegu ikkagi hallutsineerib või kuidas teie seda näete? Ma ei tea, mina tegelikult ei tahaks üldse meie kooli lõpetajaid junioriteks kutsuda, sest tegelikult neil on 1,5 aastat nagu praktilist koodi kirjutamist all juba ja meil oli eelnädal oli siis vilistlasõhtu ja siis ka kuidagi mina seal võtsin sõna ja kogemata ka ütlesin oma ettekandes selle sõna junior välja ja siis pärast tuldi minu juurde nagu kaks lõpetajat tulid minu juurde ütlema, et mina sain peale Jõhvit tööd mitte junior positsioonile, vaid mind võeti kohe nagu mid-level positsioonile ja öeldi, et nemad ei tunne üldse ennast nagu junior arendajana ja seda näitab ka nende ametipositsioon. Et ma arvan, et see, et just meie nagu vilistlastel on see 1,5 aastat praktilist nagu koodi kirjutamist all juba, see võib-olla juba tõstabki neid natukene kõrgemale tasemele, kui on junior arendaja. Eks see roll ka muutub kindlasti või see töö sisu nagu kindlasti muutub, on ju, aga mis on nagu huvitav näha, see on ikkagi 6 aega tagasi vist olin Helmese
Helmese värbamisliidi Angeelikaga ühes raadiosaates koos ja siis tema ütles, et nemad on see aasta värvanud, no see oli oktoobrikuus, nad oli värvanud 20 nagu nooremat või noorem arendaja positsiooni, mida vist oli 3 korda rohkem kui aasta tagasi. Ja kui ma vaatan, mis kolleegid Nortalis teevad, siis nemad on ka oma selle LEAP-programmi uuesti käivitanud, mis neil vahepeal nagu seisis on ju. Ehk et nagu Eesti turg on sellest nagu mõnusalt selline väike ja kiirelt reageeriv, et me siin praegu parasjagu just suhtleme paari Saksamaa potentsiaalse kooliga, kes võib-olla meie platvormi tahavad endale võtta on ja siis nemad alles juures sisenevad sinna punkti, kus me juba väljume. No, et me juba, firmad on juba aru saanud, et ega seniorit ei saa tekkida, kui sa ei lase kellelgi katsetada päris production asja peal on ja ühtegi teist viisi õppimiseks, kui failimine pole olemas. Et sa pead olema see hull olnud, kes on call laupäeva öösel kell 2 ja siis midagi oled sa katki teinud seal on. Et siis see on nagu ikkagi see, mis õpetab, et kahjuks nagu ilma selleta päris nagu ei saa on ju. Et ka ettevõttest nagu aru saavad, et need seniorid ei teki ilma selleta, et sa inimesi laseksid nagu päris elu kallale, et siis need kuskilt üheski koolist mitte kunagi neid nagu päris nii-öelda senior tasemel inimesi välja tulla ei saa, et sa ikkagi pead saama seda elukogemust nagu ikkagi töökohal ka on ju. Et see pool ma arvan nagu see taju loodetavasti turul, vähemalt Eesti turg nagu reageerib suht kiiresti, et tundub, et on hakanud liikuma ja. Ja teine pool, mis on kogu selle tööturu pool on nagu selles ju, et ega programmeerijate arvu ei määra ju ära ilmtingimata see, kui efektiivsed tööriistad on. Programmeerijate arvu määrab ära, mis su konkurent teeb. Et kui sina oma toodet ei arenda, ütled, ahah, nii, super, Claude Code, väga hea, 20 € kuus per nuppi on, või 200, kui sa Pro võtad on. Et nüüd on niimoodi, et 20% saame kohe tiimi väiksemaks teha. Aga sinu konkurent ei tee tiimi väiksemaks, vaid teeb suuremaks. Mis juhtub? Nad lähevad sust nii kiiresti eest ära, et selleks kui aru saad, mis juhtus, sa ei jõua enam kunagi järgi. Ehk et tegelikult sa ei saa nagu seda nii-öelda arendustööde hulka või arendustöötajate investeeringut nagu vaadata ainult selle järgi, et ahah, tööriist efektiivsem, võtame inimesi vähemaks või midagi sellist on. Sa vaatad, mis turul toimub. Kui sul on konkurent olemas turul, kes arendab oma toodet kiiremini ja sina otsustad, et sa võtad arenduse gaasi pealt jala maha on, good luck on. Et vaata, mis siis nagu paari aasta pärast saab on. Et kui sa oled täis monopol, siis võib olla on. Aga kui sa ei ole täis monopol on, siis sa ikkagi pead arvestama konkurentsi olukorraga on. Ja pigem mõtleks, et lavapõlid ja kõik need loovkoodimised ja kui tööriistad lähevad lihtsamaks, arendajaid tekib juurde selle käigus tavaliselt, et siis see konkurent võib ilmuda väga ootamatust kohast on. Et tulevad noored poisid tüdrukud täitsa mingi teistsuguse maailmavaatega ja arendavad võib-olla mingite kuude või lühikeste aastatega nagu sinu toote põhifunktsioonid nagu kuidagi teistmoodi järgi ja võtavad äkki sinu leiva käest ära on. Eks sa ei saa tegelikult nagu jalgagaasilt ära võtta. Ja tänapäeva maailmas on küll nagu mul mõnes mõttes, et kui me teate, kuidas nagu Hiinas autoriõigused töötavad, seal ei ole neid, et mõnes mõttes on see, jumala äge keskkond, sest et ainuke viis nagu läbi lüüa on see, et sa teed lihtsalt teistest paremat asja, vaata. Et keegi ei keela teisel naabrimehel kopeerida sinu asja ja kui ta kopeerib sinu asjast paremini, siis sina oled out of business nagu. Aga see toob jube kõva kasvu, see tähendab seda, et sa pead nagu päriselt nagu vaeva nägema selleks, et teha seda kõige paremat asja. Ja kui sa nagu jääd loorberit jälle puhkama, siis tulebki see naabrimees ja teeb ära selle ja siis nii ongi. Et selles mõttes on nagu umbes tänapäeval võib-olla tõesti sama, et kuna sa saad selle AI tööriistade abil, ütleme niimoodi, et mitte ainult sellega, aga selle abil ikkagi päris palju kas või katsetada alternatiivseid variante, et siis jah, täitsa ükskõik mis tööriista või veebi või mis programmis asja sa teed, et siis keegi võib tulla ja väga kiiresti järgi võtta selle või eest ära minna, nagu sa ütled, et kui sõltub, kuidas sa investeeringut paned, on ju. Aga mis ma veel panin mõtlema see, et kui nii palju inimesi tuleb IT-töömaastikule juurde, on ju, progejatena, ja ka mitte IT-firmad hakkavad IT-inimesi otsima. Kas see tähendab ka seda, et meil oleks ka natukene teistsugust kuidagi oskust või programmis mõttelaadi nagu vaja, et ka neid toetada? Et millist programmist näiteks hakkaks tegema, ma ei tea, siis mõned farmid või mis nemad teevad? Äkki neil on nagu, programmine minu jaoks on kuidagi,
ma üritan lahti seleta selle tagamõtte, miks ma sihukest asja küsin, on see, et me rääkisime progemisest ja koodimisest, on ju. Aga progemist nagu minu meelest ka toetab hästi see sihuke loogiline mõtlemine, et natukene abstraheerida mingit probleemi, et saada paremat tulemust, on ju. See on asi, mis inimestel, kellel see on loomupäraselt olemas, tuleb lihtsamini, aga seda on võimalik treenida loomulikult, on ju. Ja koodimisega on väga lihtne seda treenida. Lihtsalt, et kas need samad asjad võivad ka kuskil olla automatiseeritud süsteemides, kus sul asjad on ära progetud, aga sa hakkad nagu progema, ma teen jutumärke siin, progema nagu teistsuguseid asju, sa hakkad töövooge, automatsioone, mingit mehaanilisi asju, eks ole. Et ega kõik need mehaanilised maailmad ju ära ei kao, eks ole, et kas me seda on ka kuidagi näha, et ei ole vaja lihtsalt progemisoskust, vaid midagi, mida me nimetame IT-ks. Ja ma mõtlen see mõtteviis või ütleme, kui mõtleme näiteks ka kood jõhvikatest või siis tulevad teistest meie campustest väljuvatest inimestest, et nendest nagu mikroinseneridest, et nad on saanud sellise inseneri maitse nagu suhu, on ja võib-olla nendel varasem haridus või elutee oli mingis muus valdkonnas, aga nad on saanud sellise insener-tehnilise maitse nagu suhu, et kuidas probleemi lahendada, kuidas asjadest nagu mõelda nagu selliselt nagu loogiliselt ja struktureeritult, on ja, et ahah, meil on siuke probleem, et kuidas me seda nagu lahendaksime. Et ma arvan küll, et see võib muuta nii mõndagi just sellistes nagu võib-olla ootamatutes eluvaldkondades, et see olid nagu põllumajanduse näite, aga miks mitte mingid muud võib-olla valdkonnad, mis on küll tehnoloogilised, aga võib-olla mitte digitehnoloogilised ilmtingimata nagu tööstus ja tootmine meil tihti väga-väga automatiseeritud ja väga tehnoloogiline, aga ta võib-olla ilmtingimata digitehnoloogiline, on ju. Et digitehnoloogia eelis alati on, et sa saad asju kiiremini katsetada ja läbi mängida, kui sa seda füüsilises maailmas teha saaksid, on ju, et see on nagu väga kallis tihtipeale nagu mingit asja proovida teistmoodi valmis treida, et kui mõtleme, kuidas nagu see digitehnoloogia areng on olnud, et seda on nagu algselt on nagu kõige kiiremini arenenud need valdkonnad, kus oli palju raha ja kõrged marginaalid, on ju, et siin me räägime pangandus, finants on ju, mingid sellised asjad on ja riiklikud süsteemid, kus oli ka nagu ütleme raha hulk on taga suhteliselt nagu priske olnud ikkagi, on ju, et see nagu võimaldanud nagu nendel valdkondadel nagu kiiremini digitaliseeruda ja siis mõned valdkonnad, kus on nagu vähem nagu vabu vahendeid selleks olnud, et need on see nagu natukene nagu maha jäänud, on ju, et mõnes mõttes see AI plahvatus äkki ikkagi demokratiseerib selle ära, ehk et ka nii-öelda, ütleme siis agronoom võib endale programmeerija kutse nii-öelda nagu juurde hankida ja siis see võib väga-väga huvitavaid lahendusi nagu leida omas valdkonnas, mille peale nii-öelda kitsalt käisin reaalkoolis ja siis läksin, eks ole, ma ei tea, TalTechi või Tartusse ja siis sai minust doktorant, eks ole, arvutiteaduskonna valdkonnas, aga ma elu sees kujutanud ette, et kuidas see vili siin põllu peal kasvab, on ju. Aga võtad keegi, kes nagu jälle tunneb mingit teist valdkonda päris hästi ja lisad talle juurde sellise digivõimekus, nagu uskumatud asju võib välja tulla sealt, et mida me ei oska isegi praegu ette näha. Mul tegelikult praegu tuli üks väga huvitav näide meelde, on see, et meil on elektrikud, kes panevad elektrisüsteeme, aga kes paigaldavad ka igasuguseid nutiseadmeid kodudesse, on ju. Kes panevad sulle poekaableid, tõmbavad üle maja, eks ole, et sa saaksid teha mingit automaatikat. Kas tema peaks ka nagu need nutiseadmed seadistama, sest temal on see paigalduse oskus, on ju, aga kui tal oleks ka kõik see läbimõeldud süsteem ja nende seadistamise ja nende töövoogude protsesside tegemise viis, siis sul on juba ju päris kõva tegelane, eks ole, oluliselt rohkem kui see, kes lihtsalt läheb ja kaableid kokku paneb. Jah, see võib-olla ongi nagu rohkem küsimus nagu selles, et kas AI tuleb ja võtab kõigi töökohad ära või on nagu see, et mida lihtsam see töö on. See tõenäolisem, et ta kas automatiseerub, läheb AI-ks, läheb millekski muuks ära, on ju, et see tegelikult ikkagi, paraku see maailm selline on ju, et ta nagu tehnoloogiline muutus toimub järjest kiiremini, on ju. Et kui sa tahad ikkagi nagu olla relevantne ja sammu pidada ja olla nagu vajalik, et siis sa pead pidevalt ikkagi oma oskusi nagu täiendama ja olema uudishimulik ja õppima uusi asju juurde ja siis tegelikult täpselt keegi ei oska öelda, mis juhtuma hakkab, on ju. Aga seni, kuni sina arened ja oma aju arendad ja õpid uusi asju juurde, et siis sa oled igal juhul paremini varustatud selle uue maailma jaoks, on ju, kui see, kes on nagu jäänud väga kinni, ütleb, et asjad peavad nii käima ja ma uut asja õppida ei taha, on ju. Ja me oleme näinud ka seda, et see õppimisvõime ei ole selline asi, mis on ainult noortel olemas, on ju, et siin Eesti need õppimisteadlased
Grete Arro ja teised ütlevad ka, et see on üks hullemaid müüte, et nagu, et kui inimene saab vanemaks, et siis ta aju justkui võimeline õppima enam, et eelmine aasta meil oli lõpetajate hulgas kõige vanem inimene oli 65. Et ei olnud võimatu. Noorem oli 18, aga kõik teised jäid sinna vahele, nii et selles mõttes nagu, ei pea nagu pelgama minu meelest ka nagu hilisemas elus mingit karjäärimuudatust või lisa nagu asja õppida, et just saada sellist väga huvitavat oskuste kombinatsiooni, on ju. Et omas valdkonnas on ju, et võib avaneda mingi täiesti uus maailm, on ju. Ja meile on tegelikult öelnud päris paljud tööandjad, kes on Jõhvikaid siis palganud ka, et tegelikult karjääripöörajate puhul ongi lähe see, et neil on juba eelnev elukogemus all, neil on mingisugune kontekst mingisugusest teisest valdkonnast, neil on välja kujunenud tööeetika, et tegelikult sellised kolleegid on väga väärtuslikud, kes siis hilisemas nagu eluetapis omandavad omale programmeerimisoskusi juurde veel. Kuidas teil see jaotus on nende õppuritega, et kui paljud on need, kes tulevad värskelt ikkagi koolipingist, et ma saan aru, see Future Coders on ka väga oluline ettevõtmine, aga kui paljud on need, kes teevadki seda karjääripööret, ja kui palju veel seal juures, et teil on alguses see paarinädalane või see bootcamp või kuidas te nimetate seda, et kas seal ka on need suhted kuidagi muutuvad nagu selle kestel või nagu, et kuidas see mõjutab? See vanuseline jaotus on selline, et keskmine vanus on tasapisi tõusnud, nüüd on ta 29, on keskmine vanus on ja nii, et ütleme sellist päris koolipingist tulijat on äkki 10% ringis. Et see normaaljaotus läheb kuidagi selliselt, et seal 25, 27, 29, 30, 32, et seal on nagu see põhigrupp on ju. Ja siis on selline pikk saba nii-öelda sinna 60 plussi juurde, aga jah, neid nii-öelda otse koolist, kas siis põhikooli, ütleme enamasti siiski keskkooliharidusega, eks ole, mõned on ka põhiharidusega. Et neid on jah, võib-olla äkki 10% ringi, et need ei ole nagu hirmus suur hulk. Aga teil on koole rohkem, kas nende arv on enam sama või on arv ka madalamaks läinud? See on teistes riikides. Jah. Ja näiteks Soomes me näeme seda, et Soomes on keskmine vanus 32-33, et on ikka 4-5 aastat vanem, aga seal on pigem nagu see struktuur selles mõttes teine, et Soome riik nagu toetab seda ümberõppijat nagu rahaliselt oluliselt heldemalt. Et Eesti haridusreform, eriti kutseharidusreform tegelikult on liikumas hoopis sinnapoole, eks ole, et põhimõtteliselt saad noorest peast nii-öelda keskkooli asemel võid minna kutsekoolid õppida ameti, aga kui sa tahad natukene nagu hilisemas eas nagu midagi õppida, siis sa sinna kutsekoolisüsteemi võib-olla nii väga enam asja ei ole, on ju. Et Soome riik on jah, seni vähemalt olnud nagu selle ümberõppija suhtes heldem ja see ilmselt kajastub ka meie nendes numbrites, et Soomes on see ümberõppija vanus meil jah, 33, isegi 34 vist keskmine. Nii Helsingi koolis ja Koopias mõlemast tegelikult üsna sarnane. Ma tegelikult pidasin silmas nagu neid värskelt koolipingist tulnud, sa ütlesid, et nende number on alla läinud, protsentuaalselt alla läinud, aga kas ei, ta ei ole, ei, ta nende number ei ole alla läinud, neid on vist olnud meil enamasti 10% ringis, et ta on pigem üsna stabiilne ja, et pigem on noored lähevad IT-d õppima? Ikka Tartu Ülikooli ja Tallinnasse? Minu meelest Tartu ja TalTechi numbrid on suhteliselt nagu flat vist või? Nad ei ole nagu väga kasvanud viimased 5 aastat, aga eks see nüüd sõltub jälle demograafiast, et nüüd meil praegu on ju see hetk, kus korraks on väike keskkooli plahvatus, on ju. Tuleb siuke jõnks läbi, on ju, kus korraks on palju keskkooli minejaid ja siis pärast on palju keskkoolist ülikooli minejaid, on ju. Ja siis tuleb see demograafiline nii-öelda järgmine pilt, on ju. Et eks see sõltub natuke sellest ka, mis on konkreetne põlvkond lihtsalt, on ju, et selle järgi, et aga pigem vist minu meelest ülikooli numbrid on flat olnud. Jah. Kuulge, ma saan aru, et teil hakkab aeg otsa saama seal. Kas meil oli mingi teema, mida te oleks tahtnud veel katta või rääkida millestki, mida me ei osanud küsida siit? Ma ei tea, vist sai kaetud, eks lihtsalt kokkuvõttes tahaks nagu julgustada inimesi nagu õppima uusi asju on ju, ja mitte nagu pelgama seda, et et tuleb mingi uus tehnoloogia ja siis võib-olla see õpe on ebaoluline, et ongi see, et nagu Kaur ütles, et me ei räägi sellest, et õpi ära konkreetne programmeerimiskeel või õpi ära konkreetne tehnoloogia, et see on ikkagi mõtteviisi õppimine. Ja see on nagu mõtlema õppimine mõnes mõttes, et kuidas nagu insener tehniliselt probleemi lahendada, et see, kas see keel muutub, süntaks muutub, muidugi muutub. Et see on selles ametis nagu üks kindel asi, et kõik muutub, on ju, aga see mõtteviis või see mõtteoskus on ju, et kuidas probleemi lahendada ja ennast treenida, oma aju treenida, nagu, et see aju treening on nagu see, mis tegelikult Kood Jõhvi ja Kood Võru ja Kood Järva nagu pakuvad, et ma ütleks samamoodi, et
et kui sa enda asemel nagu robotit jõusaali ei saada, et siis ka oma aju tasuks tuua nii-öelda meile ja õpetada ja treenida seda aju, on ju. Sest see aju on see, mis sulle tulevikus leiva lauale toob. Ja olla avatud uutele tehnoloogiatele. No võt, ma ütleks ka, et toetaks teid selle mõttega, et see, et kõik muutub, on ainuke konstantne, eks ole, seda me nüüd juba teame, eks ole, et ja ükskõik kuhu sa tööle lähed. See, et sa lähed kuskile, kus sulle väga meeldib praegu tööle minna, siis ära arvesta sellega, et seal on samasugune paari aasta pärast, sellepärast kõik muutub nagu töölaad, maailm ümber muutub, tänu sellele ju muutub ja igas kohas ju töölaad ka, eks ole, et ega tööd ei muudeta sellepärast, et see on tore. Siis tavaliselt reageeritakse ühiskonnas toimuvatele asjadele. Et mina toetan 2 käega, kes tahab eriti veel uut asja õppida, minge Code Office'e, minge vaadake, mis seal toimub. Väike reklaam ka siia lõppu. Aitäh, tasumata reklaam. Suur aitäh. Ei oota ka mingit tasu, väga tore, igatahes on olnud teiega rääkida. Nii et kõigile kuulajatele, kõik teavad, mis see kood on, mitu uurige. Kus teie kohta kõige parem uurida on? Code.tech. Code.tech, nii, minge sinna, vaadake, mis koodid olemas on ja meile võib endiselt kirjutada, joonistada. Ma ei tea, kas joonistusi seni veel tulnud on selle 5 aasta jooksul või ei ole, aga võib teha ja ühesõnaga kuulake meid ka tulevikus. Järgmine saade jälle järgmine nädal. Suur aitäh!